Päästeameti kontrollidel tuvastatud ja erinevaid tähelepanekuid. Tuletõkkesektsioone, kuidas rajada, mida tähele panna. Elektriohutusest räägiks veidikene. Tuleohutuspaigaldiste nõuded ja korrashoid. Mida teha, kuidas teha, mida jälgida ja mida omanik või siis haldaja saaks jälgida ka tehnikute või koostööpartnerite töö raames. Mõtleks, kui kaugel on päästekomando, kui kiiresti abi saabub. Evakuatsiooniõppus. Mida, kuidas võiks teha ja kuidas mitte teha. 112 hädaabikõne, kuidas hädaabikõnet teha, kuidas oleks mõistlik. Mis asi on ATES ehk siis automaatne teateedastussüsteem, mis seda reguleerib, kus see olema peab. Erinevad ressursid, väljasaatmine, saabumine, väljasõiduastmed, koostöö päästemeeskonnaga, kui meeskond saabub sündmuskohale, teeme kokkuvõtte, küsimused ja võimalusel vastused. Mina olen Reijo Laar, Lõuna päästekeskuse peainspektor. Kogemust on mul üle 20 aasta. Tänaseks olen tegelenud erinevate tuleohutuspaigaldistega ja täna siis Päästeametis üle 3 aasta. Aga tulekahju, põlemine, kontrollimatu. Kui on plahvatus, siis pole enam midagi teha. Aga kontrollimatu põlemise protsess ja selleks on vaja meil kütust. Ükskõik, vedel, tahke, ta peab põlema. Meil on vaja hapnikku, mis soodustab põlemist. Meil on vaja mingisugust ärritajat. On see temperatuur, on see leek, see peab käivitama AL-reaktsiooni. Ja siis järjest enam hakkab see kõik eskaleeruma, käivituma ning lõpuks saame me ühe korraliku tulekahju. Kui me võtame midagi sellest nelikust ära, põleb ära, hapnik põleb ära, temperatuur langeb, tehakse kustutustöid, siis tegelikult saame me kustutada tulekahju. Mis on teile oluline, et algfaasis tagajärg on siin. Hooldekodu, Lüganus põles ära. Täiesti kasutuskõlbmatu hoone. Midagi ei ole teha. Et Päästeamet tegelikult ja päästemeeskonnad jäävad üldjuhul alati hiljaks. Ehk siis tulekahjud statistiliselt võttes tegelikult on langustrendis. Ehk siis 2020 tulekahju, 2023 viimane võiks olema 2024, ehk siis selline standardses mõttes jäänud vähemaks. Hukkunuid on olnud. Üks suurim tulekahju, mis oli Saaremaal, oli üle 10 hukkunu, siis oli 8, viimati Lüganus oli siis 3. Ehk siis tegelikult, millest saavad tulekahjud alguse? Elektrivool ja inimene. Ideaalne hoone oleks selline, kus tegevust ei toimu, elektrivoolu ei ole ja hoone ise on raudbetoonist. Aga paraku nii ei saa. Ehk siis me peame vaatama, jälgima nii elektripaigaldisi, elektriseadmeid kui ka tegelikult inimeste käitumist. Kindlasti ma usun, et hooldekodudes on inimesi, kes võib-olla oma käitumisega, nad isegi ei anna endale aru, mida nad teevad. Jah, kindlasti ei tohi seal olla võib-olla süütamisvahendeid, suitsetamiskord on selline, kus käiakse välja suitsetamas, aga ometigi ikkagi juhtub. Ehk siis inimest tuleb jälgida, inimene võib olla ettearvamatu. Elektrivoolu puhul me saame tegelikult natukene ennetada mõningaid asju. Aga kasutajana, võib-olla tänane selline koolituse või info osa on selline, kus mõelge, mida te saate teha.
Mida teeb järelevalve? Jah, järelevalve puhul me arvestame sellega, et me kõik oleme inimesed ja inimesed on erinevad ja ka järelevalve kui selline on erinev, inimeste tegevus on erinev, nende tähelepanu on erinev, lähed suurele objektile, 4-5 korrust, mitukümmend tuhat ruutmeetrit ja tõepoolest ka tähelepanu võib hajuda, aga koostöö. Koostöö on oluline ja kui Päästeamet tuleb objektile tegema kontrollkäiku, siis tõepoolest võib tulla haldusmenetlus. Kui te ise pöördute näiteks Päästeameti poole, küsite, et meil on mure, tahaks lahendust, saaks aidata, saaks nõu. Sellele järgmine menetlus, sellele järgmine nõuanne. Ehk siis, mida saan teha koostöö järelevalvega? Hästi oluline. 2024. aastal Päästeamet tegi 846 ettekirjutuse punkti kolmanda kasutusviisiga ehk sotsiaalhoolekande asutustes. Mis seal salata tuletõkke sektsioonidega seonduv 131. Tulekahju signalisatsioon ehk siis see, mis avastab ja teavitab 128 korda. Mis on nendes põhilised põhjused olnud? Üldiselt sektsioonid pole terviklikud ja läbiviigud asjad, pärast vaatame, mida tuleb jälgida. Signalisatsiooni puhul, evakuatsiooni valgustuse puhul, üks asi on hooldamata süsteemid või teine asi, täna teenusepakkujad on läinud juba konkreetsemaks ja kirjutavad rohkem puudusi ülesse. Nad juba julgevad. Oleme teinud koostöökohtumisi, et selgitada teenusepakkujatele, mis on nende kohustused. Evakuatsiooni valgustuse puhul hooldamata süsteemid või siis on see, et ei ole piisavalt nähtavad. Tulekahju korral tegutsemine, õppus läbi viimata või näiteks puudused. Ventilatsioonisüsteem, põhiline probleem, puhastamata, kontrollimata. Oluline, et oleks akt, et on teostatud tööd. Piksekaitsesüsteem jälle kontrollimata. Väljumise evakuatsiooniteed ehk siis sulused pole nõuete kohased või näiteks pole läbitavad ehitise andmed ehitisregistris ja erinevate suitsusoojuse eemaldamise süsteemide puhul ka tuleb arvestada, et on hooldamata. Aga elektriohutus. Arvestame sellega, et mis tekitab probleeme? Kuumenemine. Kuumenemine pistikupesades näiteks ühendustes, kehv ühendus, läheb järjest kiiremini see eskalatsioon ja mis seal salata, tagajärjed on suhteliselt kurvad. Elektriseadmed, paigaldised. Meil on erineva võimsusega. Täna järjest rohkem me kasutame ka pikenduskaableid, pikendusjuhtmeid, mis kiputakse üle koormama. Sul on peenikene kaabel, näiteks 0,75 ruutmillimeetrit ristlõike pindala ja sinna pannakse 2 veekeetet taha, 1 veekeet ja 2 kilovatti, juba kokku on 4 kilovatti ja sellest kaablist saab seal küttekaabel. Kindlasti tuleb järgida keskkonnatingimusi, kuhu on paigaldis mõeldud. Kui on siseruumidesse mõeldud paigaldis, see peab olema kuivas ja toatemperatuuril, sellepärast et vesi ja elekter kokku saavad või niiskus ja elektriseade, tekib korrodeerumine, tekib igasugused probleeme ja tulekahju on see suhteliselt selline tavaline tagajärg. Katsetasin natukene termokaameraga lahendust, kus panin sooja puhuri ja siis mõõdistasin pistikupesast temperatuuri ja ülevalt on näha, kuidas siis sooja puhuri temperatuur, minimaalne, maksimaalne ja 1 kilovatti peal panin tööle. Ning parempoolse pildi peal on näha, kus 26,7 kraadi on juba soojenemise pistikupesas. Et täiesti lihtne lahendus, kuidas saab kontrollida erinevaid elektripaigaldisi ka ise. Termokaamera täna ei maksa palju, ei ole 1000 eurot, paarisaja euroga saab täiesti mõistliku lahenduse. Jah, tõepoolest, elektripaigaldise käidu juures öeldakse, et me ei pea tegema alla 100 ampriste peakaitsmega süsteemide puhul seda, teist ja kolmandat. Aga lihtne asi. Ja mis see salata, viimased 2 tulekahju, mis on hooldekodudes toimunud, kus olid ka hukkunud, said alguse pistikupesast. Tõepoolest öeldakse, eeldatakse, et on tehtud professionaalne paigaldus, aga ka kruviklemmid võivad lõdveneda, jälle tekib kuumenemine, kuna elektripaigaldistes on läbiviik ehk siis
rööpühendusega on ühendatud näiteks pistikupesad, igal pistikupesal ei ole oma kaitselülit, siis kogu see voolutarve käib tegelikult ka läbi pesade, sõltub muidugi, kuidas ühendatud on, aga võib juhtuda, võib kuumeneda ja mis seal salata, tagajärg on tegelikult käes. Siia tõin välja erinevad pildid. Tegemist on ühe tulekahju signalisatsioonisüsteemiga, 24 volti juba pildi pealt näha, et on toimunud kuumenemine. Üks pistikupesa, mis on saanud kuuma, ehk siis tarbimine on suur olnud ja ilmselgelt on näha, et on põletanud juba sissepoole. Kui seda pilti vaadata, siis põlemine on toimunud paremalt poolt, ehk siis kokkuleppeliselt faas ühendatakse alati paremale poole. Ja siin on ühe tulekahju tagajärg, mis sai alguse pistikupesast, kus ühte pistikupessa oli ühendatud 2 seadet ja lõppes tulekahjuga ning mahapõlemisega. Ventilatsioonisüsteemi tuleohutus ja ventilatsioonisüsteemi hooldus on oluline. Üldjuhul hooldekodudes ventilatsioonisüsteem töötab 365 päeva aastas, ehk siis 1 kord aastas tuleb seda süsteemi ka seest poolt kontrollida, kas seal on tolmu, palju seal on tolmu. Ehk siis täna jälle võimalik kaamerates teha pilti, kontrollida. Vajadusel tuleb puhastada ventilatsioonisüsteemi seest poolt, sellepärast, et tolm ise on metsikult tuleohtlik ja piisab isegi sellest, et ei pea minema otse torustikku tuli, vaid piisab sellest, kui on temperatuur. Tuletõkkeklappe tuleb hooldada vastavalt kasutusjuhendile. Kui tootja ütleb iga poole aasta tagant, tuleb neid kontrollida iga poole aasta tagant. Mõni tootja võib-olla ütleb, et ei olegi vaja kontrollida, tuleb lihtsalt vaadelda klappi. Hooldatavus peab olema tagatud sisse vaatamise võimalus torustikku, ehk siis ei tohi kogu ventilatsioonitorustikku kinni ehitada. Ja läbiviigud läbi tuletõkke sektsioonide peavad olema korralikult tihendatud, sest muidu pole ka sektsioonist mitte mingisugust tolku ja tuli saab levida. Tuletõkke sektsioonid üldiselt takistavad tulelevikut, oluline, takistavad ka suitsu levikut, ehk siis mis sa salata, mürgine suits on see, mis on inimese tervisele üldse elus organismidele ohtlik. Kindlasti hõõgpõlemisega tekib vingugaasi, seda tekib palju. Ja vingugaas tekib siis mitte täielikul põlemisel. Ja mis sa salata, vingugaas ise on ka tegelikult tuleohtlik, sama hästi põleb nagu metaan, 17 megatsauli kilogrammi kohta on põlemiskoormus. Ja tuletõkke sektsioon ise koosneb üldjuhul põrandatest, seintest, lagedest, avatäited, vajadusel aknad, üldjuhul uksed, mis peavad olema ka tulepüsivad, korralikult tulepüsivalt kinnitatud, tihendatud, märgistatud korralikult ja kõik tehnosüsteemide läbiviigud. Küll jah, avatäidete ja läbiviikude puhul võib vähendada 50% tulepüsivuse ajast, aga tänased uksed, asjad siis peavad olema sellised, mis on päriselt ka tihendatud. Ja tuletõkkeklapid jälle olulised, õige paigaldusega, õige paigaldusviisiga, ehk siis kui tuletõkkeklapp on jäänud ventilatsioonisüsteemis kuskile poole meetri kaugusele tuletõkke seinast, tarindist, siis tegelikult ei ole sellest mitte mingisugust kasu. Mõned pildid, mis on tehtud siin erinevatel objektidel läbiviikudest, vasakul parem näha, kus ei ole tehtud tuletõkestustöid ja mis see salat ütleks, et tarind on täpselt nagu Šveitsi juust. Järjekordselt palju on vaeva nähtud, aga natuke tuleb veel minna. Veel üks selline kaabelduse lahendus, kus kõik kaablid jooksevad erinevatest avadest läbi. Tegelikult võib seda käsitleda kui ühe läbiviiguna. Siin on näha punased kaablid, mis võivad olla tulepüsivad, neid tegelikult ei tohiks läbi viia, tugevoolukaablid, nõrkvoolu ehk siis ka turvasüsteemid ja sideseadmete kaablid, kõik ühest läbiviigust läbi. Et ei ole see päris korrektselt teostatud. Üldjuhul mõistlik on teha juba ettevalmistus siis läbiviikudeks, selleks on olemas lahendused ja täna ma nüüd väga sügavalt ei käsitleks, aga on olemas lahendused
kuidas tagada korrektsed läbiviigud, sest tuletõkkesektsioon on see, mis lõpuks päästab. Moodustatakse tuletõkkesektsioonid üldjuhul korruste kaupa evakuatsiooniteedest. Evakuatsioonitee on siis üldjuhul selline nii-öelda läbitav, ohutult läbitav tee, tavaliselt siis trepikoda, kus siis saab kas inimene ise liikuda või siis saab ta sealt läbi viia. Kasutud otstarvete kaupa, mida sellega mõeldakse? Kui on näiteks ühes hoones mitu erinevat tegevust, ka teil võib olla mõnes hoones nii-öelda hooldekodu, mingis osas on siis võib-olla ka laste päevakodu, lasteaed. Tartus on näiteks Eluringi keskus, kus naljatamisi võib öelda, et sünnis surmani. Et käid lasteaias, vahepeal küll käid koolis ära, siis töötad ja lõpuks oled siis nii-öelda vanadekodus ehk siis või hooldekodus. Et tegelikult mitu erinevat kasutusotstarvet. Tuletõkkesektsiooni piirpindala arvestades saab erinevaid nii-öelda piirpindalasid, kuidas tekitada ja takistada. Panin siia ühe pildi. Uus hoone, tuletõkkesektsioon, peakilp, seal, kus paistab valgus, on peakilbi ruumis ja seisime teisel pool, tegin pilti, ehk siis läbiviik tihendamata. Peale töid sai nii-öelda, peale ettekirjutust sai ka see läbiviik tihendatud. Et hästi oluline. Tuleohutuspaigaldistest rääkides. ATES ehk siis automaatne teatetastussüsteem, ta ise ei ole eraldi tuleohutuspaigaldis, aga ta on üks oluline osa siis automaatsest tulekahjusignalisatsiooni-süsteemist, küll eraldi seade, aga teavitab siis häirekeskust. Tulekustutid, täna tuleohutuspaigaldis, voolikusüsteem ehk siis mõlemad on mõeldud objektil olevate inimeste jaoks, kes siis kasutavad neid võimalusel algfaasis. Tulekahjusignalisatsioonisüsteem avastab tulekahju, teavitab tulekahjust hoones viibivaid inimesi, ATS-i kaudu ka häirekeskust. Suitsu ja soojuse eemaldamise süsteem üldjuhul mõeldud siis pääste meeskonnale kasutamiseks või ka uuemates hoonetes rakendub automaatselt. Evakuatsioonivalgustus võimaldab evakueeruda hoonest ohutult, kui on elektrikatkestus või siis ohutusmärgid põlevad pidevalt. Piksekaitsesüsteem takistab nii-öelda hoone süttimist ja suunab tekkinud pikse energia siis maha. Kustutussüsteem. Teil võib olla suuremates hoonetes mõnes kohas näiteks sprinklersüsteem või veeudu kustutussüsteem, gaaskustutus näiteks kuskil siis serveri ruumis. Aga erinevad tuleohutusnõuded, et mis meil reguleerib tuleohutuse seadus, siis siseministri määrus number 17 ehitisele esitatavad tuleohutuse nõuded, siseministri määrus number 1 nõuded tulekahjusignalisatsioonisüsteemile ehk siis tulekahjusignalisatsiooni puhul ütleks, kuidas projekteerida, paigaldada, kontrollida, hooldada ja kasutada sealhulgas omaniku kohustused. Nõuded tuleohutuse enesekontrollile, ka määrus number 1 ehk siis kes peab tegema enesekontrolli punaseks esitada. No, peate esitama 31. märtsiks selle aasta kohta ja eelmise aasta andmed. Määrus 43, tulekahju korral tegutsemise plaaninõuded, evakuatsiooni ja tulekahju korral tegutsemise õppuse nõuded, mida peab tegema, kui tihti, kuidas ja mis on siis olulised tingimused ka tulekahju korral tegutsemise osas. Ning määrus number 44 nõuded tulekustutitele ja voolikusüsteemidele. Palju kustuteid on vaja, kuhu need tuleb paigaldada ja nii edasi. Samamoodi korrashoid ja kontroll, hooldus ja vaatlus väga oluline, aga need käime hiljem läbi. Ja siis on üks ports standardeid, sest kõiki asju ei saa määrusesse sisse kirjutada või seadusesse. 12845 sprinklersüsteemid, EVS 620, ohutusmärgid, nii-öelda rohelised mehikesed, erinevad kustutimärgid ja muud. 62305, kõik, mis puudutab piksekaitset on kenasti sees, 4 osa on seal selles seerias. EVSN 54 seeria ehk siis automaatne tulekahjusignalisatsioonisüsteem, komponendid
ja projekteerimine, paigaldamine, hooldamine, kasutamine. EVS 812 seeria, Eesti tuleohutus, kõik mis puutub 8 osa, põhjalik. EVS 919 aastast 2020, suitsu eemaldust, kõik mis puudutab loomulikku ja mehaanilist suitsu eemaldust, selle projekteerimine, paigaldamine, hooldamine. 5291 vingugaasiandurid, autonoomsed just, kui teil on küttesüsteemid, kaminad vaja paigaldada. 50, 172 ja 1838 standardid puudutavad evakuatsioonivalgustust, et kõik, mis puudutab jälle paigaldamist, hooldamist, kuidas lähtuda märgistuse valikul. EVS 933 on tulekustutitele esitatavad nõuded ja hooldamine, paigaldamine. EVS 671 voolikusüsteemid, kas pooljeik või lamevoolik, vastavalt sellele, kuidas paigaldada, kontrollida, hooldada, minimaalsed veetõhususe nõuded ja nii edasi. Tuleohutuse seadus räägib meile isikukohustustest. Kõigepealt tuleohutuse tagamisel, mida tuleb teha, teavitada, korraldada, kontrollida, teavitada ka Päästeametit vajadusel, kui on tegemist mingisuguse suurema ohuga. Isikukohustus tuleohutuse tagamisel on ka see, et tuleohutuse paigaldise omanik omab dokumentatsiooni ja korraldab tuleohutuse paigaldise, hoolduse ja kontrolli. Vajadusel ka vaatuse. Ja kui ka selle vaatust ise teha ei taha, siis on täiesti võimalik, et saab selle anda edasi teenusepakkujale. Evakuatsiooni korraldamine, evakuatsiooni tagamine. Ehk siis evakuatsiooni teed, väljapääsuteed oleks läbitavad, sulused, õiged inimesed, instrueeritud, isikukohustus. Tuleohutuspaigaldise omaniku kohustused ilusti kenasti välja toodud, mida peab tegema. Päästeamet on koostanud erinevaid infomaterjale. Ohutusportaalis on tuleohutusnõuete kalkulaator, kus saate toimetada, tuleohutuspaigaldised ära toodud, siis on ATS-i kontrolli nimekiri. See tegelikult on 2013. aastast, aga saate sealt vaadata, kas teie tulekaevusignalisatsioonisüsteem on hästi paigaldatud, hooldatud ja võimalik kasutamiseks. Tuletõrje voolikusüsteemist saab loobuda, kui teha teatud tegevusi ja siis asendada ka tulekustutitega voolikusüsteemi osa. Tuleohutuspaigaldised kirjeldatakse lahti, hooldus, kontroll, väga hea tabel, ehk siis selle saab sealt alla laadida ja kontrollida. Ka inspektorid jagavad objektidel seda tabelit. Päästevahendid haiglates, hooldekodudes on tehtud selline infomaterjal, üsna põhjalik, tasub tutvuda ja lisaks veel tervishoiuasutuste tuleohutus on kenasti tehtud üks selline kokkuvõtlik materjal, millega saab tutvuda. Tuleohutusnõuded kolmanda kasutusisiga hoones ehitusliku mõttes. Just, mis asi on tuleohutusklass? Mis asi on tuletundlikkus? Räägib. Evakuatsioon, kuidas korraldada, mida teha. Tuletõkestus, selle toimetamine. Korruselisus. Määrus 17 paneb paika kolmanda kasutusviisi hoonetel kasutajate arvu ja korruselisuse. Nõutavad paigaldised, mis peavad olema hoones, millised avatäited, sulused, operatiivkaart päästemeeskonna jaoks, ehk siis seal peavad olema ka õiged ja ajakohased andmed, sealhulgas kontaktandmed. Päästemeeskonna sissepääs peab olema kenasti tähistatud, sest teie juurde võib tulla päästemeeskond, kes ei ole teie piirkonna päästemeeskond. Alati reageerib lähim ressurss. Ja lisaks nõuded olemasolevatele ehitistele, räägin ka natuke sellest, mida saab Päästeamet siis tagantjärele nõuda, kui ei ole asjad tehtud tänaste nõuete kohaselt. Tuleohutusklass. Neid on 3. TP1, tulekindel, TP2, tuld takistav, TP3, tuld kartev. No, nagu 3 põrsakese majad. Kivist, puidust, põhust. Naljatades öeldes, aga kõige lihtsam on niimoodi meeldes, et kus te info saate? Kindlasti ehitusprojektist. Projekteerija juba paneb paika, milline peab olema see hoone.
Kui on mingisuguse vanema hoonega tegemist, siis võib-olla tuleb kaasata näiteks tuleohutusekspert, kes siis vajadusel avab mõne konstruktsiooni, teeb selgeks, kuidas on hoone ehitatud, millised on talad, millised on seinad ja nii edasi. Ja siis saab öelda kindlasti jah, kas tegemist on näiteks TP1, TP2 või TP3 hoonega ja sellest tuleneb ka erinevate nõuete osakaal. Pahatihti julgen öelda, et visuaalsel vaatlusel alati ei pruugi olla nähtav, et mis see hoone täpselt on ja võib eksida tuleohutusklassi määramisel. Kasutajate arv hoones ja määruses 17 on see lisa 2 välja toodud. TP2 hoone puhul ühekorruselise juures kuni 100 magamiskohta, kahekorruselise hoone puhul kuni 25 magamiskohta kogu hoones, mitte korruse peale, vaid kogu hoones. TP3 ühekorruseline 10 magamiskohta ja üle kahekorruselist ei lubatagi ehitada. Ehk siis täna ka inspektorid üldiselt kontrollivad, kui palju on need magamiskohti ja te kindlasti seda enesekontrolli tuleohutusaruandes esitate. Tuletõkke sektsioonide piirpindalad, mis on antud määruses 17, ehk siis TP1 ja 2 kuni 800 ruutmeetrit, TP3 kuni 400 ruutmeetrit, seal tuli mängu ka korruselisus. Kui TP1 puhul on siis tegemist ka kustutussüsteemidega, mis on hoones, siis saab ka analüütiliselt suurendada seda piirpindala. Ehk siis jälle, kuidas tuli levib, kuidas inimesi evakueerida ja kuidas on siis inimesed, sealhulgas personal, kliendid ka kaitstud siis tule eest. Mida suuremaks selle sektsiooni ajame, seda keerulisem on ka ühest sektsioonist teise liikuda ja vajadusel tuleohu eest ära minna. Tuletundlikkus. Kuidas osaleb mingisugune materjal tulekahjus? Jagatakse erinevalt. A1, A2 klass, ehk siis see ei ole tuletundlik. Ja suitsu eraldub hästi vähe, igasugused plekid, kivid, metallid. B-C D-klass järjest läheb tuletundlikumaks. D-klass on näiteks puit juba. Materjalidel toodetel täna on juba klassid peal. E-klass, julgen öelda, penoplastiplaadid, mis paigaldatakse lakke või kauplused ja müüjad soovitavad paigaldada lakke. Ärge pange, tilgub koledesti näiteks. F, kergesti sütiv, kõik on määramata, kui on F-klassi tuletundlikkusega materjalid, siis avalikes hoonetes neid kindlasti kasutada ei tohi. Lisaks veel on siis suitsu ja tilkade eraldumine. Ehk siis suitsuga see eraldub eriti vähesel määral või suitsu eraldub rohkem. S1, 2, 3. Drop ehk tilk, inglise keelest 0, tilku ei esine. 1 tilgub veidikene, 2 tilgub palju. Kaablite puhul on veel A-täht lõpus, mis tähendab siis acid, inglise keeles happelisus, kas kaablite põlemisel tekib ka happelist suitsu. Tuletundlikkuse puhul määruses kenasti kirjas, millise hoone puhul võib kasutada milliseid materjale. Põranda puhul D-floor, S1 põrandast midagi tilkuda ülespoole ei saa, ehk siis suitsemine ja kuna tavaliselt kuumus jõuab alati põrandale hiljem, kuumus läheb ülespoole, siis seinatagi, B-klassi materjalid ja TP2 sama teema, ehk siis samad nõuded esitatud, et B-klassi materjalid lakke seina, põrandale D-floor. TP3 on siis võib kasutada tuletundlikumaid materjale, põrandatele ei esitata tuletundlikkuse nõudeid. Evakuatsioonitee, mis peab olema ohutult läbitav, ehk siis igasugused, nagu ma ütlesin, trepikojad näiteks või siis ka mingisugused koridorid, galeriid vajadusel. Tuletundlikkuse nõuded on siis karmimad. Seinatagi A2, põrand D-floor ja tilkuda ei tohi. TP2 puhul natukene madalamaks, ehk siis B-klassi materjalid ja TP3 puhul samamoodi B-klassi materjalid, põrandad siis D-klassi materjalidest, ehk siis siin on juba ka evakuatsiooniteele esitatud tuletundlikkuse nõuded. Välisseinad. TP1 puhul vähemalt B0, soojustus A2, ehk siis
Miks need nõuded on karmid, et ei juhtuks nii, nagu siin oli näiteks Londonis või Inglismaal põles üks kõrghoone, kus tuli pani mööda fassaadi ülesse. Meil Eestis õnneks on igasuguste hoonete puhul ikkagi, eriti mis on kõrghooned, väga konkreetne järelevalve, tingimused on karmid ja nõuded on üldiselt siis karmimad kui tavalistel hoonetel. Ja TP2, TP3 puhul seinad B, soojustus jälle A ja TP3 puhul siis D-klassi materjalid. Ehk siis nagu seal oli see enne ka kirjeldatud, et TP3 puhul siis tule vastupidavusele nõudeid esitatakse vähem. Väljumiste pikkus ja laius on analüütiliselt tõendatav ja tuleb tõendada siis ära erinevate kolmanda kasutusviisiga hoonete puhul. Väljumiste pikkus määratakse alati evakuatsiooni kõige kaugemast punktist kuni evakuatsiooni pääsuni või teise tuletekke sektsiooni lühimad ja just liikumiskõlblikku teed mööda. Võimalik lühim, alati lühim ei pruugi olla parim. Kui sul on 2 teed, siis sa valid ohutuma. Ehk siis suitsu sisse me ei lähe võimalusel. Meetrites siis 30 ja 45 meetrit võib olla väljumiste pikkus, kui on tulekahjusignalisatsioonisüsteem hoones. Ja arvestuslikult arvestatakse siis 10 ruutmeetrit inimese kohta kolmanda kasutusviisiga hoonetes. Avatäide ehk siis näiteks uks väljumisteel vähemalt 90 kraadi peab avanema. Hästi oluline, et sealt läbi saaks. Peab olema hõlpsasti avatav ehk siis sulused. Peavad vastama nõuetele, üldjuhul olema ikkagi ilma võtmeta avatavad, sealhulgas ilma elektroonilise võtmeta avatavad. Avatäite laius peab vastama maksimaalsele kasutajate arvule, mis on ehitises ette nähtud. Kui on ehitisse ette nähtud näiteks sealt läbi minema 55 inimest või 60, siis ehitisse ei tohi 90, 100 või 120 inimest sellest uksest läbi minema suunata. Valguse laius kuni 60 inimest vähemalt 850 mm ja üle 60 inimese vähemalt 1050 mm. Mis seal salata, kui ma objektidel käin, mul on mõõdurid kaasas ja aeg-ajalt mõõdan ka. Pääs peab olema alati kasutatav, sealhulgas evakuatsiooni tee. Ehk siis ei tohi hoiustada seal põlematerjali. Uksed avatavad ilma võtmeta. Mis on erisus? Kohaldatud sund. Tõepoolest, inimesed, kes peavad olema nii-öelda luku taga, need peavad olema, siis on töötajatel võtmed taskus 24/7 on tagatud järelevalve, on tagatud ka tulekahju korral tegutsemine. Inimesed on instrueeritud. Tõepoolest, see ei ole mõeldav, et näiteks toome vangistuse siia, et inimene jalutab välja. Evakuatsioonitee alati peab olema kasutatav ka raamiga, voodiga näiteks peab saama sealt läbi. Põlematerjali ei hoiustata 2 põhjusel. See võib põlema minna või seda võidakse põlema panna. Mis see salata, võib juhtuda, et näiteks on keegi kuritahtlik. Mõned pildid siin, kus hoiustatakse põlematerjali ja teine asi on tehtud üldiselt kõik selleks, et evakuatsiooni pääs ei oleks kasutatav. Lindid ette, sildid, kinni kleebitud asju. See ei ole okei. Kõik, mis on tähistatud ohutusmärgiga, nendest ustest peab läbi saama. Erinevad sulused. Hoo, üle 150 inimese ehk siis alati avatav, võimalik lükata puusaga lahti, millega iganes. Kui siin on tegemist vooditega, loistitega, siis on keeruline sealt juba võib-olla selle tavalingiga läbi minna. Linksurunupp 31–150 inimest. Seda surunuppu saab ka avada põhimõtteliselt küünarnukiga, puusaga on võimalik läbi minna. Uksed ei tohi olla siis lukustatud tavaolukorras. Igasugused liblikad, väändenupud kuni 30 inimest, aga tingimusega, et nad tunnevad hooneid ja ruume. Avamisnuppu, mis on roheline ja avab ainult selle konkreetse ukse, mille kõrval ta on, 1–150 inimest, ehk siis kus on pool, seal tegelikult ei tohi avamisnuppu ja elektroonilist lahendust kasutada. Siit üks foto selline, kus on korralik uks, tagatud see, et on uksest läbiminek,
vajutatakse avariilinki või siis nuppu, surunuppu, uks läheb lahti ja on võimalik evakueeruda. Tulevikuuksed kindlasti peavad ise taas kinni minema, sulguma ja sulguma siis nii-öelda tuuleriivi, et uks on kinni. Tulekustutid. Määrus 44 ütleb ära kolmanda kasutusviisiga hoonetes üks tulekustuti vähemalt iga 200 ruutmeetri kohta, 2 tulekustutit vähemalt korrusele, sõltumata sellest, kas teil on korrus nii-öelda laiem, suurema pindala või väiksema. Kuumtoidu kohas, kus valmistatakse köögid, enne oli nimeks suurköök, täna öeldakse kuumtoidu koht selle kohta määruses, vähemalt 2-liitrine F-klassi kustuti. Soovitavalt võiks sinna paigaldada 6-liitrise kustuti, mis siis tagab nii nõutava kustuti arvu kui ka rasvakustuti osa. F-klass on rasvakustuti. Kustutussüsteemi puhul võib vähendada 50%, voolikusüsteemi puhul võib vähendada kustutite arvu 25%, aga kokku mitte rohkem kui poole võrra. Ehk siis, kui nõutud on 20 kustutit, teil on kustutussüsteem, võiks paigaldada nii-öelda minimaalselt 10, aga soovituslikult see kõik on miinimum. Määrustes, standardites, spetsifikatsioonides on nii-öelda miinimumnõuded. Toon mõned tulekustuti näited teile. See klooria valik ei ole kindlasti nii-öelda kallutatud tootereklaam ja see kloorial on väga hästi selgitatud. Pulberkustuti, mis numbrid? 55A või kõrval 21A on tegemist samamoodi 6-kiloste kustutitega või 6-liitrine kustuti. Kustutusvõimekus, A-klass, tahked materjalid, B-klass, põlevad sellised vedelikud plastid, tasub jälgida. Vesivahtkustutiga ei saa kustutada gaase ehk C ja gaasidele ei anta sellist nii-öelda numbrit. 55A või 21A on meil tegemas siis nii-öelda testpuuriida pikkusega ja 183 on näiteks liitreid siis põlevvedeliku puhul. Seal tuleb arvestada, et põlevvedelik nii-öelda läheb kuskile maapinnale laiali, siis loik võib olla päris suur ja põlevvedeliku puhul ikkagi aurud on need, mis põlevad. CO2 kustuti on mõeldud ikkagi põhiliselt põlevvedelike kustutamiseks. Jah, ta jahutab, ta ei kata, mis on siis CO2 puhul oluline, ehk taassüttimise oht on suur. Jah, algfaasis saab kustutada. Ja vesivahtkustutite puhul siis on see, et nende kustutusvõimekus on võib-olla natuke madalam, aga oluline punkt on see, et ruum ei ole seda kustutusainet täis. Näitan siin lihtsalt ühe katselükke A13 ehk siis 1,3 meetrit kõrgus. Tegime katsetuse eelmine aasta ja päris katselõke. Kustutasime erinevate vahenditega ja mis seal salata, ilusti kenasti kuivast puidust tehtud, põles natukene aega edasi. Ehk siis tulekustutite puhul tuleb arvestada sellega, et alati ühest ei pruugi piisata. Teadke vähemalt, kus teil on 2. Kustuti kasutamine. 2 fotot siin. Esimene vasakpoolne on selline, kus kustuti puhul lastakse kustutusaine üle tulekolde, ehk siis ta ei kustuta. Mõistlikum on kustutada nii-öelda tulekolde ette, lasta laeng ja siis liigutada ka seda nii-öelda vooliku otsa, et oleks parem kaetus, siis on võimalik kustutada seda tulekollet paremini. Paigaldus, kuhu tuleb paigaldada tulekustuti? Üldiselt vertikaalselt ja kohtkindlalt, kas ette nähtud kinnitusega põrandale või seinale või kergesti avatavasse kappi. Et kui on põrandal, siis põrandal on täna spetsiaalsed hoidikud, et saab panna selle kustuti kindla koha peale, sest kui te ka ei märgista tulekustuti asukohta ja ta lihtsalt on lahtiselt põrandal, siis ta võib sealt jutumärkides jalad alla võtta ja ära jalutada. Kui on tulekustuti paigaldatud seinale, tuleb jälgida seda, et uks ei takistaks tulekustuti nähtavust, kui see lahti on, või kustuti ei takistaks uksi avanemist täielikult. Põhjakõrgus.
mitte üle 1,5 meetri ehk siis 1,50 meetrit. Miks see oluline on? Kustuti 6-kilone kaalub vähemalt 10 kilo ja lühemad inimesed võivad kukutada selle kustuti lihtsalt pähe endale ja siis ei ole mitte millestki tolku. Kustuti peab olema nähtav, vajadusel märgistusega ehk siis standardile vastavaga ja tulekustuti ei tohi takistada evakuatsiooniteed. Ehk siis kui evakuatsioonitee, mingisugune koridor näiteks on kitsas, siis sinna tulekustutit tõusele paigaldada koridori ei saa. Ja kindlasti küttekehast ohutu kaugus, et küttekeha ei kuumutaks tulekustutit ja ei tekiks seal rõhutõusu sees. Sest kui rõhk tõuseb liiga kõrgele, siis avariiklapp rakendub, rõhk langeb maha, midagi teha, kustutis ei ole enam mingisugust tolku. Kustuti kontrolli puhul tuleb järgida tootja juhiseid. Kus me selle teada saame? Näiteks maaletooja käest või müüja käest. Kustuti korrashoiu mõttes vaatlus oluline. Üks kord kvartalis tuleb vaadelda, et kustuti on olemas, korras, kasutusvalmis ja ilma takistusteta. MTR-i registreeringuga isik võib teha tulekustutitele kontrolli ja hooldust. Miks see muutus toodi sisse? Sest omanikud tihti kippusid tegema kleepsu kontrolli või siis kirjutasid veel markeriga peale. Üks kord 2 aasta jooksul tuleb kontrollida tulekustutit, mis on sisetingimustes ja üks kord aastas tuleb kontrollida tulekustutit, millele mõjub niiskus, millele mõjub temperatuur või vibratsioon. Oluline, kontrollija peab andma tulekustutite kontrolliakti. Eraisikul ei pea olema, juurisikul ja näiteks kolmanda kasutusviisiga hoonetes peab olema. Hooldus samamoodi MTR-i registreeritud isik 5 aastat, hooldusvälp on vahtkustutitel ja vesikustutitel, 10-aastane hooldusvälp on siis pulberkustutitel ja CO2 kustutitel või hooldus tuleb teha vastavalt vajadusele. Ja järjekordselt vajadus, rõhk on langenud, rõhk on tõusnud, kustutil on midagi puudu või nii edasi. Ja jälle hooldusakt peab olema selline, kus on kirjas, mida on selle kustutiga tehtud, milliseid näiteks varuosi lisatud või midagi muud teostatud. No, 2 pilti. Vasakpool on selline, kus on pandud plommi asemele kirjaklamber. Seda kustutit ei saa kasutada, sest inimene lihtsalt ei jõua seda splinti ära tõmmata. Ja parempool on see, et ma näen seda kustutit, ta on peidus, ma pean selle ukse lahti tegema, et see ei ole hea koht tulekustutile. Peab olema nähtav, peab olema kasutada. Hooldusjuhend. Väga pikalt ei peatuks sellele, aga oluline see, et hooldusjuhendite järgi või vastavalt standardile tuleb teha alati survekatse, kui on 10 aasta hooldus või siis survekatse puhul just on see 10-aastane oluline. Vesivahu puhul tehakse 5 aasta puhul siis vahuaine vahetus näiteks ja ei tohi olla lubatud segada kustutusainet ehk siis 2 erinevat pulbrimarki kokku segada ei tohi, võib tekkida keemiline reaktsioon ja tekib näiteks siis rõhutõus. Termiitilisuse katse, et kui rastakse rõhk sisse, siis ei tuleks rõhk välja. Kustuti pannakse ilmselt vee alla, vaadatakse, kas mulje tuleb. Et muidu tuleb jälle mitu korda käia edasi-tagasi ja objektil, kui kustuti ei ole kasutatav, ehk siis kustutusaine on sees, pulber näiteks, aga rõhku ei ole. Rõhuks gaasiks on lämmastik, järjekordselt üks kasutu asi. Voolikusüsteem tuleb järgida tootja juhiseid. Omanik võib teha vaatlust üks kord kvartalis, kas on kasutusvalmis, kas saab kohe kiirelt pääseda ligi, tõmmata voolik välja ja toimetada sellega. Voolikusüsteemi on mõistlik kasutada üldiselt 2 Ja kontrolli võib teha MTR-i registreeringuga isik 1 kord aastas. Vaadatakse, kas on kasutatav, soovitav on ventiilid lahti teha, mis peavad olema sujuvalt avatavad ja vee tõhususe mõõdistus, kas annab välja. Laevoolikute puhul vähemalt 2,5 liitrit sekundis ja poljeikede voolikute puhul vähemalt 1,7 liitrit sekundis peab olema veevoolu tõhusus. Ehk siis kõige ebasoodsamast punktist on mõistlik mõõta. Hooldus 1 kord 5 aasta jooksul ja see eeldab ka seda, et tehakse voolikute survetest. Reaalselt, kas voolik peab survele vastu või ei pea, sest kui jälle voolik katki läheb, pole sellest mitte mingisugust tolu. Üks pilt objektilt, kus on
Voolik kenasti nööriga kinni, lahti seda voolikut tõmmata ei saa. Jälle üks kasutu asi. Tulekahju signalisatsioonisüsteem ehk siis konventsionaalne tulekahju signalisatsioonisüsteem peab olema hoonetes, kus on vähemalt 10 voodikohta. Adresseeritav süsteem, kas 50 voodikohta või üle 20 avastamise piirkonna. Niimoodi, et see tuleb juba siis projekteerimise ajal paika saada, milline süsteem valida. Täna muidugi on see olukord, kus adresseeritud süsteem ei ole enam hinna mõttes nii palju kallim, kui ta oli kunagi. Et kunagi valiti alati soodsam, täna adresseeritav mõistlikum. ATS ehk see automaatne teatetassussüsteem rohkem kui 50 kasutajat. No sellega võib öelda, et kas personal, jah, maksimaalselt palju hoones võib olla. Üldjuhul on siis juba see 50 voodikohta pluss personal näiteks. Ehk siis teated edastatakse automaatselt häirekeskusesse. Omaniku kohustused, mis on tulekahju signalisatsioonisüsteemi puhul. Vastavusmääruse number 1 ehk siis hetkel kehtivale määrusele ja tootja juhistele. Tuleb teha tegutsemise protseduurid kindlaks määrata, kuidas käituda häirete korral, kuidas käituda rikete korral, kes mida teeb. Töötajate väljaõppe korraldamine. Ehk siis tehnik näiteks tuleb, korraldab, selgitab, kuidas kasutada, mida teha. Töökindluse säilitamine, vaba ruum, nii teatenuppude kui andurite ümber. Valehäirete ennetamine ehk siis tegevused, mida hoones tehakse või ruumides, et neid ei tekitaks valehäireid. Pärast räägin ka valehäirete põhjustest. Sobivuse kohandamine. Kui muutub ruumi kasutusotstarve, tulevad mingisugused teised seadmed, võib-olla tuleb andureid vahetada. Päeviku pidamine ja korraldamine ehk siis kõik sündmused, rikked, häired, ka reaalsed tulekahjud peab kirja panema päevikusse. Omaniku kohustus korraldada hooldust, üks kord kvartalis ja üks kord aastas on hooldusvälvad. Erakorraline hooldus. Süsteem piiksub, näitab mingisugust riket, peab teavitama hooldusettevõtet, kes siis tuleb mõistliku aja jooksul ja teeb korda. Vastutavad isikud, füüsilised, kes tegelevad siis nende nii-öelda omaniku kohustuste täitmisega ja igapäevase vaatluse korraldamine, mille tegelikult võib asendada ka siis turvaettevõttesse juhitava signaaliga, kui süsteem näitab rikketeadet. Hooldused. Kvartali hoolduse korral, mida peab tegema siis tehnik vähemalt? Kontrollima päevikut, kontrollima akude seisukorda, kas süsteem varutoitel töötab nõutava aja. Tegema kõik katsed, mis on nõutud tootja, paigaldaja või siis näiteks ka määruse poolt. Visuaalne süsteemi kontroll, et ei oleks niiskust keskseadmes, küsima, kas teil on muutusi objekti peal. Kõikide ahelate ette nähtud kontroll, ehk siis vähemalt üks häire igast sellest nii-öelda ahelast tuleb teha ja kontrollida ka vajadusel rikkeid, süsteemi terviklikkuse hindamine ning kontrollimine. Üks häire igast ahelast vähemalt, aga võib ka rohkem. Aastahoolduses tuleb kontrollida kõiki seadmeid, vajadusel puhastada. Kõiki ühendusi kontrollida, akude tööaega kontrollida, sealhulgas teha mõõtmised, voolutarbe mõõtmine normaalolukorras ja alarmi olukorras. Kõikide rakenduste, ventilatsioonisüsteemide, lihvide, uste juhtimine, alarmide edastamine tuleb teha iga aasta ja tegelikult te peate kuulma iga kvartal alarmiteadet. Ärge palun öelge hooldajale, et ärge testige meie alarmiseadmed, sest see häirib inimesi. Kui te ei tea alarmiseadmete tööd, kui te ei tea nii-öelda, kuidas nad käituvad, kas nendest on kasu, siis on keeruline. Ja sellest süsteemist jälle ei ole tolku. Aktivorm. Vasakul pool on nii-öelda vana aktivorm, paremal pool on õige aktivorm. Seda võib kohaldada. Mis on vahe? Detailsuses. Ehk siis 21. aastast muudeti aktivorm detailsemaks, mida tehnik peab kirjutama. Ja kui tehnik siia kirjuta näiteks seadmete koguseid või tehtud tegevusi või oma kutsetunnistuse numbrit allapoole, siis see akt on nii-öelda kehtetu. Ettevõtted võivad seda aktivormi kohendada, aga
miinimumandmed on need, mis peavad olema vastavalt sellele parempoolsele aktivormile olemas. Mõned erinevad pildid tulekahjusignatsioonisüsteemidest, kus on rikked, kus on probleemid, et vesi on jooksnud andurisse, hooldamata andur, seal objektil oli hooldus teostatud umbes 3 nädalat tagasi. Andurid, mis on vastu seina, lihtsalt ei rakendu, sellepärast et sinna tekivad nii-öelda õhukotid ja andur peab olema vähemalt 0,5 meetrit seinast eemal. Samamoodi takistused, kui on anduri lähedal, suits lihtsalt ei jõua sellele andurini. Suits peab jõudma andurini, et see andur üldse saaks rakenduda. Tulekahjuteate nupp, jube turvaline, kasutada ei ole võimalik, sellepärast et lihtsalt tulekahjuteate nuppu vajutada ei saa. Iooniandur, ehk siis kui on selline andur, punane tuluke, eluiga 10 aastat. Kui suitsuandur on vastu ventilatsiooni sissepuhke ava, see puhub sealt kõik nii-öelda suitsu eemale esialgu ja teine asi, sealt võib tulla ka tolm. Kui on suitsuandur, nii nagu siin alumise pildi peal, siis vastu või ventilatsioonitorude vahel ja seal on veel ka kate peal, üks täiesti kasutu asi. Ja see on vähim, mida teie teha saate. Kui on mingid tööd toimunud, vaatate lakke, selge punane kate, see tuleb eemaldada. Erinevad alarmiseadmed ja probleemid, kui topitakse midagi vahele, kui alarmiseade on näiteks vastu lage või on midagi lahti ühendatud, midagi vahele pistetud, täiesti kasutud asjad. Et ei kosta, ei tööta, pole tolku. Või siis objektile minnes oleme avastanud ka selliseid asju, kus kõik need tsoonid on isoleeritud ja automaatsest tulekahjusignatsioonisüsteemist on tehtud üks ilus tulukestega seade seina peal, millest ei ole mitte mingisugust kasu. Panin siia ühe pildi hooldustegevusest, kus tehnik on jätnud hooldustegevuse tegemata. Tegemist ei olnud väga tolmuse ruumiga, hooldusel toimunud umbes 2 nädalat enne kontrollkäiku ja nagu siin näha on, siis tolm kenasti akude peal, nende akude mahtuvust ei olnud mitte kunagi mõõdetud. Täna Päästeamet järjest rohkem kontrollib siis teenusepakkujate tööd. Meil on selleks ka erinevad võimekused, erinevad seadmed ja mul on vastav kutse turvasüsteemide vastutusspetsialistuse viisiks, siis ma võin nendes süsteemides toimetada ja kontrollida. Erinevad valehäirete põhjused, putukad, veinikärbsed näiteks lähevad andurisse, tekitavad probleeme. Külm, ehk siis keskkonnatingimus, mis ei ole mõeldud andurite tööks. Andurite keskkonnatingimuse annab anduri tootja, kuhu on andur mõeldud. Tolm. Mis iganes, klopite midagi, pühite midagi, tolmutatakse, andurid tolmu peale lähevad väga hästi häiresse. Just suitsuandurid, temperatuuriandurid tolm ei kõiguta. Vesi, mis voolab andurisse, tekitab siis lühise kontaktide vahel või elektroonika peal, ajab väga hästi andurid häiresse. Liiga soe, temperatuuriandurite puhul, tõusutemp, vähemalt 30 kraadi peaks olema anduri rakendumise ja selle ruumi temperatuuri vahe, ehk siis võib liiga soe keskkond ajada häiresse andureid. Igasugused aurud, mis ajavad suitsuandurid häiresse, lähevad jälle kambrisse, tekib peegeldus, auru võib tekkida mingisuguse protsessi tagajärjel, veekeet ja toidu valmistamine ja nii edasi. Erinevad suitsud, on ta siis suitsetamine, on ta siis mingisuguse tegevuse tagajärjel jälle tekkinud suits, mis sa saad, aknast sisse tulnud suits. Või siis hooldamata andur jälle põhjustab valehäireid. Ehk siis vahepeal vaadake ka üles, kui ikkagi hooldaja ei ole teinud oma tööd korralikult, ongi näha selliseid mustunud andureid, samblaseid andureid, ehk siis need tuleb puhtaks teha. Isegi kui hooldaja ütleb, aga ma ju ei pea, siis tegelikult ikka peab küll. Suitsusoojuse eemaldamine. 2 varianti, on see loomulik või mehaaniline. Trepikojas efektiivne pindala peab olema avatäidetel vähemalt 0,5 ruutmeetrit. Ehk siis efektiivne pindala on see, kui palju sealt suitsu läbi mahub. Ehk siis 1 ruutmeeter efektiivset pindala tähendab tegelikult geomeetrilist pindala vähemalt 1,2 ruutmeetrit. Kui meil on akendega tegemist, mis avanevad kuskile sisse poole, suitsueemaldus aken kuskil akna palede põskede vahel, siis tegelikult ega tast tolku ei ole.
jälle tasub vaadata, kontrollida, uurida. Ja reguleerib meil suitsutõrje standard EVS 919/2020, kus on ka hoolduse kohta ja paigalduse kohta ja asjad on väga hästi selgitatud. Hooldatakse suitsu eemaldust üks kord kvartalis, igal pool, kus on akud sees. Üks kord aastas tuleb kindlasti teha täisfunktsionaalne katsetussüsteemile, on see siis nii-öelda loomulik suitsueemaldus, aknatuugid või mehaaniline suitsuärastus ventilatsioonisüsteemidega. Sealhulgas tuleb kontrollida ka infotabloo tööd. Üks kord pool aastas panin siia, need on need luugid, mis avatakse trossiga näiteks. Tuleb kontrollida, see on vastavalt tootja juhistele, ehk siis nii-öelda talvel ja suvel, kevadel, sügisel, et need asjad oleks kasutatavad. No, lihtsalt üks pilt objektilt, ilusti kenasti pime, mitte ühtegi kirjad peal ei ole, mida, mis kohas, kus kohas suitsueemaldus toimub, täiesti kasutussüsteem. Piksekaitse. Igal juhul on vajalik teise kaitseklassi piksekaitsesüsteem. Standard on EVS EN 62305 4 osaga, käsitleb kõiki vastavalt nii-öelda vajadusele, kuidas paigaldada, kuidas valida, kuidas kontrollida, hooldada ja ka hooldusvärvad on seal kirjas. Ehk siis 3. kasutusviis hooldekodud, üks kord aastas visuaalne kontroll, üks kord 2 aasta jooksul mõõdistus ja terviklikkuse hindamine. Kas on kasu? Panin siia 2 pilti hoonest, kus piksekaitse on lähedal videovalvesüsteemile ja mis see salata, kui see nii-öelda piksekaitsest peaks minema üks välgunool või siis see energia maapinda, siis mis see salata, see muutuv magnetväli, mis siin tekitab nendes videovalvesüsteemides nii meeletu pingetõusu, et see lihtsalt tapab need videovalvesüsteemid ära. On olnud igasuguseid juhuseid. Evakuatsioonivalgustus. Hästi oluline. Jaguneb määrus 17 järgi ohutusmärgi valgustus ehk siis rohelised mehikesed või siis punane valgustus, väljapääsu tee valgustus, et oleks näha, kuhu minna ja ka väljapääsu tee peab olema valgustatud ühe luksi ulatuses tee peal. Paanika vältimise valgustus, et ei tekiks inimestes paanikat hoones, ruumis, kui on suured ruumid, kui on WC-d ja nii edasi. Ja ohtliku tööpiirkonna valgustus ehk siis saaks lõpetada oma tööprotsessi ning minna edasi, siis evakueeruma. Väljapääsu tee valgustuse paigaldus. 3. kasutusviis üle siis ööpäevaringses kasutuses olevates hoonetes vähemalt 90 minutit. Mis see salata? Tänaste LED-lambid, LED-valgustid töötavad tegelikult 24 tundi rohkem. Kui meil on tegemist kesktoiteliste süsteemidega, siis võib-olla tõesti seal on tagatud see, et 90 minutit või natuke rohkem ja siis palju need hakkad vastu peavad. Paanika vältimise valgustus. Avatud alale üle 60 ruutmeetri, kus võivad inimesed olla. Tualettruumi, mille pindala on üle 10 ruutmeetri ja invatualetti. Et tavaliselt, kui sul tualetis ei ole aknad, ei ole muud nii-öelda loomulikku valgustust, uks on kinni, siis on seal pime, kui elekter ära läheb. Seega paanika vältimise valgustus peab olema. Ning avalikus kasutuses saun. Kui teil on hoonetes saunad, siis tegelikult ka seal saunaruumis, leiliruumis peab olema valgustus, mis siis põhitööte kadumisel annab valgust. Jah, ta võib kogu aeg ka põleda. Ei ole selles mõttes küsimust, tagab turvalisust. Märgistus. Siin on pilt, kus on siis täna kehtivale standardile EVS 620/2 vastav märgistus, nool ülesse, liigu otse edasi, nool ülesse, mine liigu trepist ülesse. Jah, määrus 17 lubab seda, et peab olema ühtselt arusaadav märgistus. Ka nool alla on okei, kui kogu hoones on nool alla. Mida kindlasti ei tohi teha? Ei tohi seda teha, et kuidagi ennetab, järgneb, et mine uksest läbi ja siis keera vasakule. No, liikluses samamoodi ei ole see, et mine keera teiselt ristmikult vasakule, aga siis nool on siin eespool. Parempoolse pildi peal ongi täpselt olukord, kus liigu uksest läbi koridori ja siis keera paremale. Siin peaks olema 2 valgustit, kõigepealt siis kas nool alla, ülesse, et liigu uksest läbi ja koridorist liigu paremale.
et standardi järgi on siis see, et kuni 2 meetri kaugusele sellest kohast, kus on evakuatsiooni ava või evakuatsiooni pääs, võib panna siis märgi. No, üks hoone, pilt vasakul, evakueeru läbi akna, ei ole päris hästi. Pärast saime ikka nii, et evakueeru trepist alla. Üsna levinud viga. Et mina tahaks ikkagi minna vasakpoolse pildi peal hüpata läbi akna, parempoolsest pildist ikkagi lähed. Ehk siis kuidagi ei tohi olla ennetav ega järgnev. Hooldatakse evakuatsiooni valgustust 1 kord kuus töövarutoitele, 1 kord aastas töövarutoitel nõutud tööaja jooksul. Ehk siis teie hoonetes vähemalt 90 minutit peab olema süsteem varutoitel, kontrollitakse üle, kui on 90 minutit täis saanud, lülitatakse tagasi põhitoitele ja tegelikult tuleb teha uus kontroll sama valgustatel, ehk siis kas süsteem lülitus ümber varutoitelt põhitoitele või mitte. Ja siis antakse selle kohta ka vastav akt. Olemasolevates ehitistes saab nõuda tagantjärgi vastavalt määrusele 17 paragrahv 55 lõige 2 ohutusalast, osa, suluseid, avatäiteid, mis peavad vastama hetkel kehtivatele nõuetele, evakuatsioon, selle korraldamine ja võimalikkus, kustutussüsteemide olemasolu või siis nõuete kohaseks viimine, tuletekkesektsioonide rajamine, täiendamine, korrastamine, need peavad olema terviklikud. Evakuatsiooni valgustuse paigaldus, kindlasti ka hooldus peab olema tehtud, et evakuatsiooni valgustus on nähtav igast punktist, et ta on funktsionaalne ja tulekahjusüsteem. Selle olemasolu, selle korrasolek jälle tagantjärgi nõutav ehitistes. Tulekahju korral tegutsemine. TKTP, tulekahju korral tegutsemise plaan. Oluline õppus, mis on tulekahju korral tegutsemise osa. Koostöö siis töötajate vahel, koostöö päästemeeskonnaga näiteks. Hädaabitelefon 112, kuidas teha kõnet, kuidas siis infot edastada, mida teha, mida mitte teha. Ja päästemeeskonna vastuvõtmine, suhtlemine, mida teha. Tulekahju korral tegutsemise plaan peab kindlasti sisaldama infot hoone kohta, selles oleva tegevuse kohta, inimeste arvu kohta, hoone kõrguse, pindala ja muude oluliste andmete kohta. Millised tuleohutuspaigaldised on hoones ja kuidas neid lihtsustatud kasutada. Tulekustutite kasutamine, voolikusüsteemi kasutamine, tulekahjusignalisatsioonisüsteem näiteks, milline süsteem on, fotod, asjad. Inimesed, kes loevad seda tulekahju korral tegutsemise plaanist, saavad aru, neile jääb meelde. Ja see plaanis pahatihti on sellised olukordi, kus näiteks tulekahjusignalisatsioonisüsteemi fotod ja kirjeldus on hoopis nagu teise objekti oma. Ikkagi vastavalt sellele objekti. Erinevad võimalikkused peab olema kirjeldatud, kuidas tulekahju võib tekkida, mis on võimalikud põhjused, kuidas tegutseda. Evakueerimised, ehk siis kuidas evakueerida inimesed, kuidas kontrollida tulekahju siis võimalikku asukohta, teavitamine, hästi oluline. Kindlasti soovitan mõelda ka selliste asjade peale, et kui tulekahjusignalisatsioonisüsteem ei rakendu, mida siis teha? Mida ma saan teha, mida töötajad saavad teha? Õppustel on olnud olukordi, kus ma läksin kohale objektile, ma nägin juba, et ja siin sellelt objektilt on näiteks alarmiseadmed isoleeritud. Ja see ei rakendugi. Mis seal ikka, toss üles, inimene tuli vajutas teate nuppu ja mitte midagi ei juhtunud. Alarm ei käivitunud. Ja siin nad pidid toimetama ise. Ehk siis evakuatsiooni õppus koosneb teooria osast, kus selgitatakse siis tulekahju korral tegutsemise plaani alusel, mida ja kuidas, praktilisest õppusest. Küll, see ei tähenda seda, et alati peab hoonest välja minema, võib harjutada erinevaid asju. Olen harjutanud siin ka lohistite kasutamist, kuidas inimesed saaks praktiliselt sõita, vooditega inimeste evakueerimist, kuidas see mööda koridori lähed. On tulnud välja, et aga me ei pääsegi mööda koridori selle voodiga välja. Me ei keera näiteks välja sealt uksest. Ehk siis neid asju tasub harjutada, neid asju tasub läbi proovida, et alati ei pea olema kõik ühtemoodi, et me teeme selle harjutuse
meil on alati piuks täpselt kell 10 hommikul, inimesed jalutavad välja, kõigil on juba joped seljas, sellest ei ole mitte mingit tolku. Evakuatsiooniõppus võib ka ise korraldada oma hoones, kes siis nii-öelda on lepingulises suhtes ja selle kohta tuleb teha kokkuvõte. Ehk siis katsetada erinevaid asju, kuidas, mida. Samas, kui te kaasate nii-öelda välispartneri, kes teeb, et tema nägemine on teine, võib-olla saab midagi rohkem korraldada, mingisugust teist asja katsetada ja siis tulebki välja, et aga me kogu aeg arvasime nii, vaid tegelik elu võib olla, et on naa. Hädaabi kõne tegemine. 112 helistate, oluline öelda, mis juhtus. On tegemist tulekahjuga, on tegemist võib-olla ründega, on tegemist mingisuguse varinguga, mis iganes. Logistik juba saab hakata planeerima ressurssi. Siis on oluline, kus juhtus, sest te võite oma hädaabi kõnega sattuda Tartusse, Tallinnasse, Jõhvi, Pärnusse, meil on 4 häirekeskust üle Eesti, et selgitada täpsemalt, kus juhtus. Et ka nii-öelda linn, asustusüksus on oluline. Palju juhtus. Palju juhtus on selles mõttes, et palju on, mis ulatuses midagi toimub, kuidas on evakuatsioon tagatud, kas on kannatanud, kas juba on teada. Ka ei vastus on ei, nii-öelda okei, ma tõesti ei tea, evakuatsioon toimub, inimesed tulevad välja näiteks, me veel ei tea, aga ma juba teen kõne, juba ressurss on nii-öelda tulemas. Vasta küsimustele, räägi rahulikult. Hästi oluline, sellepärast, et inimesed kipuvad vahest tulistama oma informatsiooni häirekeskusele ja ära palun katkesta kõnet. Sellepärast, et oluline on see, et inimene, kes teie kõne vastu on võtnud, ta saaks aru, saaks võimalikult täpse pildi. Mis on juhtunud? Kui palju on ressurssi vaja? Ressurss, mis tuleb. ATS-i puhul tulekahjusignaal läheb häiresse, esimene aste, 1 põhiauto tuleb suhteliselt rahulikult. Kui teete hädaabi kõne, on 3. aste ehk siis 4 põhiautot, vajadusel paakauto, kui on kõrgemal korrusel midagi juhtunud, redelauto veel. Päästeameti väljasõidu korralduse puhul hakkab võimalikult palju ressurssi korraga liikuma, sest tagasi saab alati saata. Hiljem järele nii-öelda kutsudes on aeg. Kui te võtate päästemeeskonna vastu, siis minge neile vastu, isegi kui te lepite kokku siis hädaabi kõnes, et jah, tulen teile vastu sinna väravasse. Tea, mis toimub, ehk siis teadke hoones, mis on juhtunud, kas on tulekahju, mis ulatuses, kus toimub, et õppustajal on olnud juhuseid, kus inimesed lähevad välja, aga kus siis juhtus midagi või mis toimus, siis väljas öeldakse, et ei tea. Võta kaasa kas või tulekahjusignalisatsioonisüsteemi juures paiknemisskeemid või näiteks on mõnes kohas nii-öelda operatiivmapp, kus on skeemid, plaanid, kirjutusvahendid, lamineeritud olukord, kus sa saad kirjutada midagi ja kindlasti oluline võiks olla siis kollane vest ja taskulamp näiteks. Vasta päästemeeskonna juhi küsimustele, ta on sinise kiivriga, selgelt, lühidalt ja võimalusel tee koostööd, aita, mine kaasa, juhenda, sest järjekordselt võib olla olukord, kus teil on tulnud päästemeeskond, kes on päris esimest korda selle hoone juures, kuidas, kus kohast paremini ligi saab, kas on vaja võib-olla päästeautot liigutada, millisest osast on mõttekas sisse minna ja mis seal võib päästemeeskonda ees oodata. Ruumide osas võib-olla kohe see, et aga meil on näiteks uksed suletud, võtavad kangi kaasa ja saavad minna erinevatest kohtadest läbi. See võtab küll aega, aga on võimalik. Mõned küsimused ja vastused, mis siis olete teie esitanud. Kuidas evakueerida voodi keskseid eakaid? Mis seal ikka? Üks variant on lohisti, teine variant on koos voodiga. Kui on vaja korruste vahel minna, siis tavainimesed üldjuhul seda teha ei saa. Sellepärast ongi oluline, et oleks tuletõkke sektsioonid rajatud. Need võib olla ka rohkem alati, kui see on maksimaalne piirpindala. Et saakski ohutult ühest sektsioonist teise, uksed kinni, tuli suitseb ühte kohta. Ja mis sa salata erinevates hooldekodudes, kui meil on kivihoone, kõik on kivist, mitte põlevad materjalid, ka voodiriided täna, siis peavad olema raskesti süttivad. Et lohist on mõeldud üldiselt ühe inimese jaoks kasutamiseks, et peaks jõudma tõmmata.
tõepoolest, kui on sihuke habras üksik naisterahvas, siis on keeruline. Mida veel on tehtud hooldekoduses, et ongi nii-öelda majutusruumide uksed on tulepüsivad ja töötaja jutumärkides jookseb uksed kinni. Nüüd eeldab seda, et need kliendid, kes toas, need jääkski sinna tuppa, sest kui on tuletõkke uks, tulesuitsupidavus, 15 minutit, 30 minutit juba, ehk siis inimene jääb sinna sisse. Kui on liikumispuudega inimene või voodikeskne, tõepoolest tema ise ei tõuse voodist püsti. Ja kui peab minema läbi eluohtliku keskkonna, siis päästemeeskonnal on selle jaoks nii-öelda päästekapuuts, mis pannakse inimestele pähe ja saab minna. Üks küsimus, millal tuleb riiklik register, kus on kogu info näha, nii nagu meil praegu on näiteks korstna pühkimine. Tõepoolest on, SMIT-ile on ettepanekuid tehtud, millal tuleb, ausõna ei tea. Väga ei oleks ka meil koostööd teha, näiteks osades linnavalitsused on siin, Viljandi linnavalitsusel on täiesti oma süsteem loodud, kuhu siis kõik teenusepakkujad näiteks sisestavad oma aktid, asjad, väga hästi töötab ja jookseb. Üldist registrit ei oska hetkel näha, et saaks teha. Ja kuupäeva ei luba. Evakuatsiooniõppus. Iga aasta, kui on pähe kulunud, tõepoolest ka teenusepakkujana erasektoris töötades, minnes objektile, kus inimesed on töötanud võib-olla ka 20 aastat, kedagi pole muutunud, ongi keeruline suhtumine see, et teeme selle linnukese pärast ära. Sellepärast ongi mõistlik jutumärkides mängida erinevad situatsioonid. Alati ei ole see, et piuks, alati ei ole see, et evakueerume välja. Harjutamegi täna, kuidas on võimalik inimesi siit ruumidest välja viia, kuidas me saame tagada sellise osa, kuidas me saame näiteks otsida tulekahjusignalisatsiooni häire asukohta, riket, millised sündmused on, kuidas saab kasutada esmaseid tulekustutusvahendeid, ehk siis kindlasti mitte teha seda asju ühtemoodi, vaid natuke teistmoodi ja võib-olla väike ajurünnak, et ka inimestel endal olekski huvitav, mitte ei tule see, jälle see sama, kõik on see sama, me ju teame. Tegelik olukord on see, et kui mingi sündmus toimub, siis ei ole see sama. Ja kui toimub hoopis teistmoodi, kui inimesed mõelnud on, siis ei osatagi käituda. Kuidas teha inimestele selgeks, et evakuatsiooniteed peavad olema vabad? Mis see salata, kui ei aita siis nii-öelda inimese keskest jutust, siis tuleb teavitada sellest näiteks Päästeametit, tuleb inspektor, võtab blanketi kaasa, lühimenetlus, täna siis 80 €, et kui inimese jutust aru ei saa, siis tuleb rahakoti kallale minna. Ma ei oska teist lihtsamat lahendust, et kui ladustataksegi evakuatsiooniteedelt repikodades, põlematerjali ladustamine on ka see, kui seal on riidenagid, seal on riiulid, seal on kapid, seal on asjad, et kuhu me siis paneme. Seal peab alati välja saama. See on täpselt sama, et enne eksamit, kui sa lähed eksamile, et ma hakkan nüüd õppima, see on hilja. Samamoodi, kui on vaja evakueerida inimesi, kui seal on asjad ees, ei pääse pääste läbi, ei saa kiirabi läbi, ei ole okei. Ehk siis võib-olla mõjutada, ka Päästeamet saab tulla. Kui ma olen käinud rääkimas inimestele, et kuulge, see on oluline. Teie jaoks, teie inimesed, teie nii-öelda vara. Tööandja vastutus konkurenditavates ruumides, leping. Kuidas on lepingus kirjas? Kas kohalik omavalitsus on andnud näiteks kõik tuleohutuspaigaldistega, evakuatsiooni korraldamisega, sealhulgas kustutite kontrolli ja hooldusega üle siis rentijale või teeb seda ise? Kui lepingus kirjas ei ole, siis tuleb kindlasti täpsustada, et kuidas on ette nähtud, sest variante on erinevaid. On sellised, kus omanik korraldab, on sellised, kus on lepingud, kus antakse kõik üle siis nii-öelda haldajale, rentnikule, kes peab korraldama. Päästelohisti puhul, et kas peaks jäädma voodilina peale või madratsi peale. Madratsi peal on okei, sest voodilina pannakse peale, mis peab kindlasti olema kättesaadavad, on need rihmad, millega siis lohistatav tõmmata sinna selle lohisti peale kinni, sellepärast, et mis see salata, võib-olla trepist alla minnes lohistatav tahaks sealt füüsikaliste jõudude tõttu ära minna, et võivad olla täiesti ka voodilina all.
Reeglite erinevus, nagu siin enne sai välja toodud, küll üsna kiiresti üle joostud erinevatest asjadest. Jah, tõepoolest sõltub hoone suurusest, sõltub plaanidest, sõltub hoones toimuvatest tegevustest ja kogu see pakett kokku on siis tuleohutusnõuded. Teatud tingimustel ja teatud ruumides on karmimad, teatud tingimused, teatud ruumis on tuleohutusnõuded nii-öelda leebemad. Tuleohutuskalkulaatorist saab seda vaadata, aga kindlasti saab ka nii-öelda Päästeametiga kokku leppida, konsultatsiooni küsida, aga see eeldab ikkagi seda, et on olemas ka dokumentatsioon, saab tutvuda hoonega ja võib võtta rohkem aega kui üks tavaline ohutuskontroll. Millised abivahendid, kuidas välja viia, kas tavainimene, kas mõnest hoonest ongi võimalik üldse välja viia, ei pruugigi, sõltub treppidest, asjadest, et ilmselge on see, et mingisugust majavälist lifti korraldama hakata, kuhu inimene lükata, siis ükshaaval need alla viima, tavainimesel jälle. Siis teie, ütleme, erinevate hoonete puhul ongi oluline, et saaks võimalikult näiteks ühest tiivast teisi, et suistuli jääb paika, paneme uksed kinni, inimesed saavad ka seal olla erinevates tuletõkke sektsioonides. Välja tavainimeste puhul, naiste rahvad, ei ole väga realistlik, et saa nii-öelda kiirelt viia. Lihtsalt ei ole võimalik. Ehitusloaga tuleohutusdokumentatsioon, kasutusluba taotleda, projekt, kui me võtame lihtsalt siis tulekahjusignatsioonisüsteemi, kui tehakse mingeid tegevusi, laiendatakse, paigaldatakse, asendatakse näiteks konventsionaalne süsteem adresseeritava süsteemiga, mis iganes põhjusel, või näiteks see, et ei ole võimalik enam tagada nende seadmete tööd, siis üleandmise dokumentatsioon, mis koosneb 11 osast, sealhulgas projekt, ka seletuskirjad, joonised, skeemid, plaanid, struktuurskeem, seadmete deklaratsioonid, kasutusjuhendid, paigaldusjuhendid, süsteemi hooldusjuhend ja nii edasi. Määruses number 1 kenasti see üleandmise dokumentatsiooni koosseis olemas, mis peab olema üle antud ja ka deklaratsioon paigaldaja poolt, kes kinnitab, et see paigaldatud süsteem vastab määrusele number 1 tootja juhistele ega tehnilise spetsifikatsioonile CENTES 5414. Kokkuvõtteks, jälgige tuleohutust, sest mis sa salata, tuli üldiselt võtab rohkem kui varas. Paraku ennetada on lihtsam, kui pärast tagajärgedega tegeleda. Turvalisus, tõepoolest, me räägime ka sellest, et väljast sisse pääste saab alati, aga ka seest välja oluline, et saaks. Ennetage, vaadake, jälgige, looge protseduure rohkem, jälgige ka oma paigaldisi, kasutage kas või termokaamerad asju, mis on lihtne, et saate teha. Kasutaja osas jälgige ka seda, kes teil hoonet kasutavad, et kuidas on nende inimeste käitumine, et kas või midagi juhtuda, et mis sa salata, inimese mõte on nii-öelda aeg-ajalt rändav. Koostöö omavahel, koostöö Päästeametiga, koostöö erasektoriga, tuleohutusspetsialistid, eksperdid, koostöö päästemeeskonnaga. Alati saate keerulisemate hoonete puhul kutsuda ka pääste endale nii-öelda külla, et siis vaadata, kuidas, mis toimub, kuidas päästjad seda näevad. Ja kui te kõike olete seda teinud, siis väga-väga suure tõenäosusega saadab teid edu igapäevases mõttes ega siis, kui midagi juhtub, te oskate paremini, ohutumalt ja efektiivsemalt käituda. Aitäh!